Täna on mul selline väga-väga armas külaline, kelle nimi on ka Annika. Kutsusin Annika siia vestlema, sest tema osales suvel minu 4-nädalasel kursusel, mis oli väikelapse arengu toetamine kodus. Ja siis, et natukene ta saaks oma kogemust jagada, aga enne kui me selleni jõuame, siis ma laseksin Annikale ennast tutvustada ka, et millega tema tegeleb. Millega sa siis, Annika, tegeled? Mina tutvustaks ennast niimoodi, et mulle on alati meeldinud teha asju, mida inimesed minult ei oota. Ja see põhimõte on viinud mind elus parimate otsusteni ja parimate tulemusteni. Ja asi, mida inimesed ei oota ühe väikeste lastega emalt, on see, et ta tõmbaks käima mega ägeda businessi. Ehk minu nimi on Annika Teil ja millega ma tegelen, on see, et aitan muuta siis emadel nii-öelda võimatuks, et aitan siis väikeste lastega emadel oma ärid järgmisele tasemele viia, coachin ja nõustan. Jaa, et ka minul oli Annikaga suvel 2 väga-väga sisukat kõne, mis ka juba mind aitasid nii palju edasi. Nii et kui sa nagu mõtled ka teises valdkonnas, et kuidas väikelapse kõrvalt oma ettevõtlust alustada, siis kindlasti nagu uuri selle kohta, millega Annika tegeleb ka. Ja ma panen kohe siia meile 2 linki ka, et saate piiluda kohe, millega Annika tegeleb. Esimene siis oli tema Instagrami lehekülg ja teine on siis tema kodulehekülg ka, kus ta on hästi-hästi-hästi ilusasti öelnud, et aitab väikelaste emadel alustada siis oma ettevõtlusega ilma mingit nagu lisakoormat või kuidagi sellist nagu stress tekitamata, et just oma flow's sedasama asja. Kergusega tuleb elus asju teha, on ju. Ja ka lapsevanemaks olemist. Nii et just suurim väljakutse kerguses lapsevanemaks olemine on ju. Aga kuna ma hõikasin välja, et mul on tulemas uus kursus, mille nimi on siis Montessori kodus. Ta on 8-nädalane kursus, mis stardib järgmisel nädalal ja suvel toimus siis selline minikursus natukene teises formaadis, 4-nädalane ja selle nimi oli siis väikelapse arengu toetamine kodus. Ja Annika oli üks neist siis, kes suvel osales. Et võib-olla sa jagaksid, et mida tõi see koolitus sinu jaoks kaasa või kuidas see muutis sinu juba olemasolevaid teadmisi või oskusi? Ma olen alati, või mitte alati, tegelikult läbi selle, et ma nüüd coachin neid väikelaste emasid, ma olen aru saanud, et tegelikult inimesed on väga sarnased, ükskõik kui vanad nad on, et need põhimõtted on hästi sarnased ja tegelikult mul ei olnud mingisuguseid ootusi selle kursuse suhtes peale selle, et ma teadsin, et Annika on nii tore ja mõtlesin, et iga lapsevanemana iga teadmine, kuidas oma lapsi paremini kasvatada, tuleb kindlasti kasuks. Aga ma olin väga üllatunud, et kui palju ma sealt sain ja mitte ei saanud ainult ideid, et kuidas nii-öelda oma lastega, mul on 3 last, siis 2-aastane, 5 ja 7, et kuidas nagu nendega paremini toime tulla, vaid sain üleüldse väga palju ideid oma äri jaoks, et kuidas oma äriga paremini toime tulla ja üldse eluga tegelikult, et kõik need põhimõtted olid nii head ja muidugi mul oli ikkagi selline tunne, et need on need teadmised, mida ma oleksin tahtnud ikkagi siis, kui mu esimene laps juba sündis. Et mingid asjad, mis ma vaatasin, et oi, et kas sul on nüüd väga rongist maha jäänud juba või on veel viimane hetk, et saan veel midagi muuta. Aga eks kogu aeg saab muuta, kui seda teadlikult teha, lihtsalt see oleks nagu nii palju lihtsam olnud, kui ma oleks kõikest infot juba, aga igal juhul väga, väga tänulik. Sa tahad, et ma väga spetsiifilisemalt ka... Jaa, sa võiksid mõnda konkreetset näidet tuua, et... Jaa, päris palju asju, mulle väga meeldisid need Montessori põhimõtted, et juba see, et
nagu jälgijast ja lähtu temast, et mis tema vajadused on. Et see tegelikult kehtib ju üldsegi elus, et kui me ükskõik kelle inimesega kohtume, et me tegelikult nii-öelda meet people where they are, on ju, inglise keeles, et ja see kehtib lastega, see kehtib kõigiga, et me jälgime, et kus see inimene hetkel omadega on ja me võtame nagu sealt üle nii-öelda selle suhtluse. Et kui need dimensioonid või mõtted on väga erinevad, et me ei saa, jah, jälle õppetund minule, et ma ei saa eeldada, et minu 7-aastane või 5-aastane või 2-aastane mõtleb samamoodi nagu mina, et tal on sama background, et tal on samad loogikad, et lihtsalt aru saada, et me tegelikult oleme natuke erineva taustaga, lihtsalt ka selle vanusega, aga üleüldiselt elus. Ja just see austus ja usaldus, et tegelikult laps on ka nagu väike inimene ikkagi ja ma ei teagi, mis pidi see on, et või on siis see täiskasvanu suur laps, aga kuidagi need printsiibid on ikkagi täpselt samad, et see austus siis üksteise vastu, ükskõik hoolimata vanusest, lapse vanusest, täiskasvanu vanusest ja mõlemat pidi on ju. Et selles mõttes vahest mulle küll tundub, et kui keegi räägiks minuga niimoodi nagu tihti me lastega räägime, siis ma vist selle inimesega üldse enam ei suhtleks. Aga ütleme minu õppimiskohad ka, et mingid asjad, mida justkui tundub okei on lastele öelda, tegelikult täiskasvanuna me kunagi ei laseks endale niimoodi öelda. Ja siis me imestame, miks lapsed on nagu trotsi täis ja ei taha koostööd teha. Et tegelikult see kõik on väga loogiline. Samas ongi, mul ei ole alluvaid, aga olen töötanud inimestega, et see on inimestega samamoodi, et tegelikult peab väga läbi mõtlema, et kuidas me inimestele ütleme ja kas me tegelikult tahame, et nemad meiega niimoodi räägiks, nagu meie nendega räägime. Aga mis oli minu jaoks nagu kõige üks selliseid suuremaid võib-olla selliseid taipamisi sellest suvisest kursusest oli just see keskkonna olulisus, see ettevalmistatud keskkond on ju. Et laps peab, nii-öelda tal on vaja seda ettevalmistatud keskkonda ja head keskkonda, et ta saaks siis mõnusalt opereerida selles ja mis mina tegin, kui sa küsid, kuidas see näiteks konkreetselt mõjutas minu elu, no ma ikkagi tellisin ikkagi lastele ikkagi mööblit on ju juurde, et mis oleks nagu nende nii-öelda tasemel ja siis need õiged raamaturiiulid, et ei oleks liiga palju üheskoos neid raamatuid, et neid saaks välja panna, et kõik selline asi, aga mida ma sain aru, on see, et millest sa Annika rääkisid seal, et kui me läheme nagu laste tasemele ja vaatame ringi, et kas on tolmurulle toas, et kas on nii edasi, et milline see keskkond nagu lapse pildis on ju. Aga siis oli see, et okei, aga kui ma nüüd tõusen uuesti püsti, et milline see keskkond siis on, et kas see on see keskkond, mis minule hästi mõjub ja mind inspireerib, sest tegelikult on ju, et kui lapse ümber on segadus, siis lapse peas on segadus, aga minuga on ju samamoodi, et kui minu ümber, kui minu töölaud on sassis, kui minu kabinet on sassis, kuidas ma saan seal selgelt mõelda, ehk siis ma tegelikult hakkasin päris palju oma kodus mitte ainult laste ümber neid ümberkorraldusi tegema, vaid ka iseenda keskkonnas muudatusi sisse viima, ostsin ikka mõned lilled juurde, kuigi tüütu on neid kasta ja nii edasi, et oleks enam kõigil ja sain aru, et ikkagi kord nädalas koristaja on vast, et kuidagi peab nii-öelda seda korda suutma hoida ja kui sa ei suuda, siis tuleb see väljapoole delegeerida. Nii et see keskkond mind väga kõnetas. Ja siin ongi see koht, et alati me mõtleme, et lapsed on ju, et nad on nii väikesed, nii lühikest aega. Et ma ei hakka ju kodus midagi nagu suurt muuta, juba varsti ta juba läheb kooli ja siis tal on hoopis teistsugused vajadused, aga just see vastuvõtlik meel ja see tundlikkusperioodid ja see just see esimene arengujärk on lapse elus nagu nii oluline, et kuidas meie seal selle keskkonna kujundame ja kuidas me ise täiskasvanutena seal keskkonnas oleme. Et aitäh. Just, ja see, ma võiks vist rääkida, ma ei tea, kui kaua sellest, et see on nii äge, et sa selle jagasid, et see graafik on ju ka, et lapsed vajavad nii-öelda seda head päevaplaani, aga lastele ei saa head päevaplaani pakkuda, kui endal seda head päevaplaani ei ole. Ehk tegelikult on lapse vanemal vaja seda head päevaplaani
ja samas on ka inimestel nagu kõigil, kes tahavad olla produktiivsed, vaja seda head päevaplaani ja mida inimesed kardavad tihti, et ma ei tea, see on nii ahistav, kui mul on mingi plaan ees, aga mul üks tuttav ütles väga hästi, et see hea konkreetne päevaplaan, see on nagu selline nii-öelda, kui mees tantsib naisega, et need on need tugevad mehe käed, mis naist hoiavad, mida vahel naine saab siis nagu vabalt nii-öelda lennelda, et lapsega on ju samamoodi, et kui tal on see raamid paigas, siis ta saab seal vabalt lennelda vahel on ju ja lasta oma loovuse valla. Mina vähemasti saan sellest niimoodi aru. Ja see on see tundlikkusperiood korra suhtes, vaata, et mitte ainult see ümbritsev kord, vaid ka just ka see, et missugused rutiinid ja rütmid lapse päevas on, et täpselt. Just. Ja see väsitab ka vähem, ma ise tunnen tegelikult, et see väsitab vähem, kui on teada, mis toimub. Aga kuidas sa nagu hindad üleüldse seda koolituse struktuuri ja sisu, et sa tõid väga palju mitu konkreetset näidet, et ilmselt see... Ma tervet kursust ei räägi on ju ümber, mis ei ole. Kuigi muidugi sa lähed nii sügavuti sellega. Aga mulle väga meeldis, et sai küsimusi küsida ja tegelikult need küsimused, vastused ja kuigi mul endal võib-olla nii häid küsimusi isegi tekib kui teistel, aga ma sain sellest juba, et ma kuulasin neid teiste küsimusi, siis sellest sain juba väga-väga palju häid mõtteid ja mul väga meeldis need toetavad materjalid, sest tegelikult mina olen selline õppija, et mulle meeldib ka üle lugeda asju, siis mul jääb paremini meelde või mingil hetkel üle vaadata. Et siis on nii tore, et jäi ka seda materjali, millele jälle pilk peale visata rahulikult lugeda. Et minu arust oli väga äge. Et kas sa siis soovitaksid seda koolitust ka siis teistele ja miks? No absoluutselt soovitan selles mõttes, et ma arvan, et laste kasvatus on täpselt selline, et paljud asjad tunduvad, et ma teen tunde järgi. Ja mida rohkem ma selle laste kasvatuse kohta nagu loen ja õpin, seda rohkem ma saan aru, et enamus asjad, võib-olla see on mina, on ju, aga enamus asjad, mida ma tunde järgi teeksin, ma teeksin täiesti valesti. Et sellepärast igal juhul ja minu arust Annika on lihtsalt nii äge inimene ja nii särav ja tore ja ma ei räägi siis iseendast hetkel, on ju. Et lihtsalt temaga seda kursust teha on nauditav ja vahva ja samas kindlasti see keskkond ka, et seal on need teised lapsevanemad, kellel need samad mured ja rõõmud näitab, et ma ei ole üksi selle kõige sees. Et teistel on, et mina ei ole see ainuke läbikukkunud lapsevanem umbes, kes ei oska, et tegelikult teised maadlevad samade teemade ja samade asjadega. Et ma igal juhul soovitan ja minul oli täiesti, ma olin kuulnud, umbes ma arvasin, et ma enam-vähem tean, mis see Montessori on, need on mingi laste mööbel ja riiulid umbes nagu mingid, aga see kursus läks nagu nii sügavale, et täielikult mõista seda kontseptsiooni, kust see tuleb ja mis on nagu nii huvitav on see, et tegelikult nagu ma ütlesin, et neid põhimõtteid on seal palju, aga ma arvan, et inimene, kes jälgib neid samu põhimõtteid, mitte ainult laste kasvatuses, vaid üldse elus, täpselt samu põhimõtteid ongi väga-väga edukas inimene, sest tegelikult seal on nagu kõik põhiasjad olemas. Nii et ma ütleks, et see ei ole ainult laste kasvatamise, vaid see on üldse selline, kuidas olla edukas elus kursus. Nii et kes tahab olla edukas, absoluutselt soovitan. Me peame mingi uue kursuste kokku panema, Montessori elemendid ja siis emade ettevõtlus. Just, absoluutselt, sest see kõik on nagu nii seotud ja nii sarnane ja tegelikult need põhimõtted, mis toimivad, on täpselt samad, on need lihtsalt, kuidas neid rakendada erinevates kohtades. Et selles mõttes ei saa mööda panna, kui sa selle kursuse ostad. Kui kellelgi on nüüd, vaatab seda videot, on tulnud mõni küsimus, siis sa võid sinna Facebooki keskkonda postitada. Ma praegu veel ei näe neid küsimusi. Nii et, aga ilmselt see ongi natukene inimesed natuke unise ärkamisega ja kohe ei oskagi midagi küsida.
just, aga, alati aga võib ka hiljem küsida, on ju. ja ongi Annika kontaktid on siin ja sa võid, kui sul tekkis nagu meie vestlusest mõni mõte või küsimus, siis sa võid ka nagu otse seal küsida, et siis ma püüan ise vastata ja tegelikult Annika on ka seal kohal et siis ma Just, ütlen, et näed, Annika, sa saad siin isiklikult vastata absoluutselt. aga kas sul on nagu midagi veel, mida sa sooviksid lisada, jagada, mida ma ei osanud küsida kohe? Mm, ma ei teagi, mis ma veel sooviks lisada või jagada, et ma lihtsalt ütleks nendele lapsevanematele, kes vaatavad, et tegelikult see on selline teekond ja tuleb lihtsalt olla enda vastu leebe, et kõik me teeme vigu ja õpime sellest ja see on väga okei, et tegelikult hästi huvitav taipamine, mis mul just hiljuti oli, jagasime ühe tuttavaga, rääkisime, kuidas nii-öelda meil on 3 last peres ja kõiki on kasvatatud samamoodi, tegelikult samade põhimõtete järgi ja üks tunneb, et ta sai liiga palju, et see nagu ei ole hästi mõjunud, on ju. Ja et lihtsalt liiga hea elu oli. Teine on just see, et see on nagu, ma ei suuda seda piisavalt hinnata, kui palju ma sain, on ju. Et ühesõnaga kõigi elud on läinud nagu erinevas suunas ja kõik maadlevad erinevate teemadega nüüd elus. Ja see ei ole tegelikult, see ei tule sellest kasvatusest, vaid see ikkagi tuleb kuidagi mingisugusest muudest teguritest. Et ma arvan, et tasub võtta kõik need teadmised laste kasvatamisest, mis nii mõnusalt tänapäeval ju tuuakse kätte ja kasutada nii hästi, kui me neid suudame ja tõesti rakendada neid üldse oma ellu, sest tegelikult see on kõik üks ja sama. Aga siis olla enda vastu ka selline armastav ja leebe, et kui kõik ei tule välja ja mina ka vahest ikkagi kärgin oma lastega ja siis pärast tunnen ennast halvasti ja mõtlen, et ja ükski kasvatusraamat seda nüüd kindlasti heaks ei kiida ja eks neid kursuseid, aga ma ise tunnen, et mida rohkem neid kursuseid võtta, seda rohkem need asjad nagu settivad, need põhimõtted, et ikkagi iga selline kursus on nagu mega kasulik, sest ta kinnistab seda, mis me juba teame ja annab uusi nüansse juurde. Et jah, ühesõnaga see integreerimisperiood on nagu oluline ja selles mõttes ongi äge, et sul on nüüd see natuke pikem on ju ka see kursus, et inimesed jõuavad nagu rahulikult seedida, settida ja siis kasutada. Aga kui kõik välja ei tule, siis see on okei. Küsite Annikalt üle ja kuulate üle ja küll järgmine kord tuleb paremini välja seesama situatsioon. Ja sulle ka, et iga nagu uus päev on uus võimalus. Just. Et ükskõik milles, mida me elus teeme, et alustame ettevõtlusega, kasvatame lapsi, restart ja hommikul uuesti. Absoluutselt ja isegi iga tund on uus võimalus või iga minut on ju. Et tegime selle vea ära ja natuke korraks tunneme ennast halvasti, aga siis on uus võimalus teha paremini. Ja scorecard. Just. Aga Annika, mul oli nagu väga vahva selline lühike vestlus sinuga, nii et aitäh sulle. Sama siin. Ja ma loodan, et kui sa nagu seda vanemlusteekonda, et sa oled mõelnud selle peale, aga ma tean, et meil on väga palju siin ikkagi üle 531 inimest olid kirja pannud ennast siia tasuta töötubadele. Et kui sa ka mõtled nagu ettevõtlusega alustamise koha pealt, et siis uuri kindlasti selle koha pealt, et kuidas Annika saab sind toetada nagu ka ettevõtlusteekonna alustamisel. Ja mulle ka muidugi meeldib juba see, kui on ettevõtte ka olemas, et siis seda kasvatada. Et ma arvan, et see on isegi veel minu kõige suurem tugevus, et aidata seda, mis on juba nii-öelda kõvasti suuremaks teha. Aga Annika, ma olen sulle mega tänulik ja tõesti, ma lihtsalt ütleme ausalt, et ma võtsin selle kursuse suvel lihtsalt sellepärast, et sa oled tore. Sa oled äge. Aga ma sain sealt väga palju ja jagasin mehele ja me mõlemad oleme nagu rakendanud neid teadmisi oma kodus ja siiamaani. Nii et ma olen südamest väga tänulik. Aitäh sulle ja mul on ainult hea meel kuulda, et
see on aidanud mõne pereelu natukene nagu lihtsamaks muuta ja see tähendab ka seda, et laste ju selle lapsepõlve nagu rõõmsamaks ja õnnelikumaks, sest vanemad suudavad mõista, mis on nende need arengulised vajadused ja kuidas luua seda toetavat keskkonda. Just, et küsime siis 18 aasta pärast, kas välja tuli. Fingers crossed. Fingers crossed, et väga halba hinnet ei saa. Aga noh, ja lõpuks, kui me anname endast parima, siis ikkagi et tuleb parim, mida me suudame ja see ongi okei. Õpime juurde, saame veel paremaks. Absoluutselt. Aga aitäh sulle